päevast teile kõigile siin Kai Oja Consultingu lehel ja nagu te nägite meie imelisest algusest, aitäh sulle, Kristina, selle alguse eest, ei ole ma täna siin üksi. Tere sulle, Külli! Tere, Kai! Mul on nii hea meel, et sa tulid siia täna minuga rääkima, sest et see, mida me rääkima hakkame, on täiesti minu kõrvu paitav ja mul on lihtsalt nii hea meel su üle, mis on toimunud sinu elus viimase, ütleme siis kuskil 9 või 10 kuu jooksul, eks. Ja kõik, kes te olete siin vaatamas, näen, et on päris palju inimesi, siis tea, et sa alati oled oodatud ka meie vestlusesse kaasa rääkima, siis siin selle video alla kommenteerides või oma mõtteid kirjutades, et võib-olla sul on mõni küsimus Küllile, võib-olla soovid midagi enda kogemust selles osas jagada, mida me nüüd rääkima hakkame. Ehk siis Külli osales minu 7-kuulises mentorluses tulemuslik mõtlemine, see paistab siin mu selja tagant ka ilusti. Ja see, mis Külli elus siis nüüd toimub, siis me arvasime, et see on täiega siin jagamist väärt. Aga selleks, et natuke aru saada, mida see kõik Külli ellu on loonud, siis tutvusta ennast, et kes sa oled, millega sa tegeled? Ja tere ka minu poolt. Mina olen Külli. Olen 4 lapse ema, olen vanaema, olen abikaasa ühele kõige ägedamale mehele ja ma olen oma elu tõesti muutnud päris palju, et nüüd ma julgen ka öelda, millega ma tegelen. Et kui ma tulin siia gruppi, siis ma lõin silmad maha ja ütlesin, et mis nüüd mina, et ma teen ainult lasteriideid õmblen. Ma õmblen väga ägedaid lasteriideid ja ma pakun ka autorendi teenust Pärnus, et seda kõike tänu Kaile ja sellele programmile. Ja tänu iseendale, sest sina võtsid selle vastu, on ju, et see on lõpuks see, kuhu me tahame jõuda. Mina olen lihtsalt see, kes seda edastab ja natuke tagant utsitab. Aga räägi, miks siis sina tulid üldse sellisesse mentorlusprogrammi, mida sa tundsid, et elus võiks just olla teisiti, sest vaatame, kui kena sa oled, kui edukas, väga naerusuine, et mis sul viga oli, et sul oli vaja tulla enesearenguprogrammi? Ja, et tegelikult ma ei tea, kas see tuleb vanusega või kuidas, aga mingil hetkel elus ongi, et asjad kuidagi sujuvad, sa kuidagi manifesteerid enda ellu neid asju. Mingil hetkel sa saad aru, et ei ole enam päris see. See ei ole nagu päris rahul enam iseendaga või nende tulemustega või see palgatöö ei ole enam see, mida sa teha tahad, sest sa ei saa seda täit potentsiaali seal rakendada, mis sinus on, sa tunned, et sinus on midagi veel ja sa tahad. Ja ma elasin päris pikki aastat välismaal ja siis ma elasin Rootsist, kolisime Eesti tagasi ja kuidagi ma sattusin siia enesearengu teele. Ja ma sattusin sinu gruppidesse, ehk need olid edu esmaspäevad, ma kuulasin neid. Ja see täiega kõnetas mind ja ma sain aru, et sa oled see mentor, kes mulle väga sobib, aga mina ei olnud see inimene, kes oleks julgenud sinuga ühendust võtta. Et ma kuulasin, see tekitas minust täielikku emotsiooni, aga see vibe kadus kuskil, ma ei tea, 2 või 3 päevaga, sest tegevusi ju sinna järgi ei tulnud. Ainult oli see hea emotsioon sellest, mis sa rääkisid. Jah, see oli vägev, ma sain aru seda kõike, ma tegin programme kaasa, mis sul olid tasuta, aga ma ei jõudnud nagu tulemusteni, et ma ei olnud ikka rahul nagu. Järjest rohkem tuli ärevust juurde, ma ei olnud kindel, kas see töö on minu jaoks, kas kõik oli ümberringi nagu justkui vale, et minu sees oli nagu midagi vale. Ja siis tuli sul see kursus väärtidee ja ma panin ennast sinna kursusele kirja, aga vist nädala jõudsin seda teha ja ka seda ei jõudnud enam edasi teha. Elu tuli vahele, tööd oli palju ja kui sa juba oled mingid paar päeva jätnud tegemata, siis on juba raske vaata sinna reele tagasi saada. Ja siis oli sul vist tulemas mingisugune kursus veel, kus ma kommenteerisin, ma julgesin kommenteerida sinu postituse alla, see oli juba ka väga suur julgus. Ja sa võtsid minuga ühendust ja pakkusid mulle seda programmi ja kohe hakkas peas virvarr, et ma ei tea, kui sa ei ole juba jõudnud seda kursust kaasa teha, miks sa lähed 7-kuulisesse, sa ei lõpeta ju seda ka ära. Ja võib-olla siis ma võtsin endale mõtlemisaega paar päeva, aga siis ma sain aru, et kellele ma valetan. Elus on võimalik, raha on alati võimalik tagasi teenida, aga aega ma ei saa oma ellu mitte kunagi tagasi.
kui ma nüüd ka otsustan, et ma ei võta mentori abi vastu, kes mulle pakub, kuidas ma kavatsen omal käel edasi jõuda? Ma olen kogu aeg terve elu arvanud, et ma teen kõike ise, ma saan kõigega ise hakkama ja ma tahan teisi tulemusi ja ma ei olnud rahul. Nüüd selle programmi lõppedes ma saan aru, miks ma ei olnud rahul. Mul oli vaja enesest rohkem teadlikumaks saada. Su ümber võib mis iganes kõik hästi olla, aga kui sa ei tunne iseennast ja ei ole teadlik iseenesest, siis on see rahutus sinu sees. Ja võib-olla see tulebki vanusega meile mingil hetkel nagu rohkem. Kuigi on ka nooremaid ju meil grupis ikka kõvasti palju nooremaid, kes meile võiks põhimõtteliselt laste eest juba olla, kes on ka sellest aru saanud, et midagi on siin teistmoodi, midagi saab paremini olla ja aitäh, et sa seda lugu jagasid, et see on minu jaoks tõesti inspireeriv lugu ja sa paned mind alati ka mõtlema, et on inimesi, kes ei julgegi võib-olla otse kirjutada sellele mentorile või coach'ile, kellega ta tahaks koostööd teha ja tegelikult praegu on külli ka üks vahelüli. Kui mul oli just tasuta kursus, kus osales ju 400 inimest, siis ma ei jõua nende kõigiga rääkida ja mul on mõned naised abis, kes on siis seal tulemusliku mõtlemise programmis ja te oletegi nagu need vahelülid ja tegelikult ma olen ka seda kuulnud, et vahel on inimestega võib-olla lihtsam rääkida nendega kui muidu kohe minuga, kuigi ma arvan, et nüüd sa näed, ma olen täpselt samasugune naine nagu teie on. Et tagantjärgi saab natuke naerda, et miks ma ei julgenud talle kirjutada. Aga see selleks, et tegelikult mulle hästi meeldib see su suhtumine ja ma arvan, see on ka üks põhjus, miks ma ütlesin, et kuule Külli, me peame seda tulema avalikult jagama, et sa tegelikult olid Edu esmaspäevades, see pani sind hästi tundma, aga sa ei pannud tegutsema, sest sa lihtsalt kuulasid ja tegelikult sa ütlesid ka, et pärast Väärt ideega, see oli 2-nädalane kursus ja tegelikult ega see maksab ka päris palju, see on ikkagi suur investeering endast, seda on mitusada eurot, ehk siis, et sa seda ei teinud kaasa, siis kõik see näitab sulle, et aga miks ma lähen edasi, ma niikuinii ei tee kaasa, aga samas on mul hästi hea meel, et sa selle otsuse vastu võtsid, sest sul tuli pähe, nagu sa praegu ütlesid ka see, et aga kui kaua ma siin lihtsalt kuulan neid asju, mul on vaja hakata midagi teisiti tegema. Mis on siis nüüd teisiti, Külli? Mis on teisiti? Ja vahepeal ütlen, meid on päris palju inimesi siin kuulamas, et küsige midagi, mida te tahaksite Külli käest teada. Kristina ütleb, et seda alguse lugu ma ei teadnudki, et vau. Et see on sellepärast, et tagasisided ja edulood on nii kihvtid, et me saame asju teada, mida me alguses ei teadnud, mis inimene arvas on ja sa ise näed ka nagu seda kohta, kuhu sa liikunud oled. No nii, mis siis on nüüd muutunud, mis on teisiti? Väga palju asju on teisiti, aga viimase paari päeva jooksul ma olen nii palju rääkinud kõigest, et mul ei tule endalgi kohe enam meelde, et mis on teisiti, aga minu poole pöörduvad inimesed, tead, ma näen, et sa saad mind aidata, kas ma võin sulle rääkida, et ma tean, et sa leiad alati lahenduse. Ma mõtlen, et ma olen aru saanud, et ma ei lähe inimesele ise appi enam, sest kui ma näen inimeses puudust, siis ma loon seda enda ellu. Et kui inimene ise tuleb küsima, et mul on vaja abi, siis sa saad olla talle abiks ja see on tõeliselt hea tunne, kui sa saad kedagi aidata. Ja kõige olulisem asi ongi see, et ma olen õppinud elama loodusseaduste järgi. Ma olen hakanud aru saama, ma ei märka kõiki enda mõtteid, aga ma saan kohe aru, mis tundes või vibratsioonis ma olen. Ja ma saan aru sellest, et need mõtted tekitavad meile siis alateadvusesse selle tunde või emotsiooni, mis panevad meid vastavasse vibratsiooni. Ja see, mis vibratsioonis sa oled, ehk siis negatiivsed vibratsioonid on ju väga madalal sagedusel ja neid asju, olukordi, inimesi, kõiki neid sündmusi me enda ellu siis ka tõmbame. Et me võime hommikul, ma olen ka kirjutanud 136 päeva juba tänulikkust, on ju, me võime kirjutada hommikul tänulikkust 5 minutit, aga kui sa lähed sinna töökohta, kus sulle ei meeldi, või sul on keskkond ümber, kes ei toeta sind, siis tegelikult, mida sa enda ellu siis lood? Sa ju mõtled kogu aeg ja sulle ei meeldi need asjad ja siis seda sa loodki enda ellu. Sellepärast need tänulikkused ei töötagi. Et see on kõige suurem. Mis sa tunned, et kus see püsiva selline muutus? Ma küsin natuke teisiti, et kus sa nägid seda kohta selles programmis, et aga nüüd mina pean siin midagi teisiti tegema, ehk siis jah, sa teedki seda tänulikkust, väga paljud teevad.
nagu sa ütlesid, ka frustratsioon kasvas tegelikult, sest sa kuulasid Edu esmaspäevasid, olid mingitel tasuta kursustel, su teadlikkus kasvab, sa ütlesid väga kihvti lause, et endast tuleb teadlikuks saada, et kes ma olen, mida ma tahan, mis on mu vajadus, mis mulle ka lihtsalt meeldib, kõik ei pea olema ainult mingi vajadus on ju, et midagi, mis lihtsalt meeldib, et sa saad endast teadlikumaks, siis me täidame ka eesmärke, siis me täidame oma unistusi, me oleme meeldivamad inimesed. Aga kus sa tundsid seda kohta, et sa said aru, et oot, asi ongi nüüd nagu minus, et mina siin pean midagi nagu teisiti tegema. Ma võib-olla kõigepealt räägin ära, kuidas minu teekond üldse selles õppimises algas. Jaa, palun. Et need esimesed peatükid, kui ma sain aru, et issand, millest ma ennast seganud nüüd olen, ma pean õppima hakkama päriselt, siis see oli nagu päris raske. Et ma proovisin neid hommikuti teha, kell võis olla mingi 9-10, istusin arvuti taha, võtsin me loeme, kirjutame ja kuulame, loeme, kirjutame. No iga kord, kui istusin sinna arvuti taha, siis ma tundsin, et ma tahan süüa, ma tahan juua, mul on veel mingid vajadused ja nagu üldse ei tahaks õppida, nagu kuidagi nagu ei tõmba seda üldse, et ei saa sellest läbi minna. Ja ma otsustasin, et ma lähen sellest läbi, ma hakkan seda jõuga tegema. Ja ma avastasin, et kui ma olin nagu mingisugune 10 minutit juba kirjutanud, siis mul läks nagu loovus lahti või kuidagi nagu see kõik hakkas nagu, mulle meeldis kirjutada, ma sain aru, et mul oli mingisuguse ploki taga olin nagu kinni ja ma sain aru, et see muutis mind, et kui olid peatükk mõtted, tunded, tegevused ja tulemused ja kriipsujuku, kuidas siis inimene mõtleb piltides, siis ma nagu iseendast on võib-olla alguses väga raske aru saada, et sa näed teiste inimeste peal, sa näed oma kaaslase peal, sa näed oma laste peal, sa näed kõigi teiste peal, aga sa saad teadlikumaks sellest ja siis hakkad sa neid asju ka iseendas nägema. Et see oli minu jaoks nii vau, et see on nii lihtne, aga me keegi ei oska seda kasutada, ka ei tea. Miks me ei oska? Meid ei ole õpetatud, on ju. Yeah. Nüüd läbi selle programmi seda õpetust saabki, nii et tegelikult oligi see 4. peatükk, kus selgitab, kuidas meie mõistus töötab, sest tegelikult meil töötab kõigil ühtemoodi, mis meil on lihtsalt erinev, on see, mis sinna alateadvusesse meil siis pandud on, mis on meie kogemused on ju siin elus, aga see töötab kõigil ühtemoodi, mõtted, tunded, tegevused. Ja sa oled toonud tegelikult ka palju näiteid, kuidas sa siis hakkasid märkama neid oma mõtteid, need pinnapealseid mõtteid, neid me saame kohe muuta, aga mis sealt siis alt välja hakkas tulema, kas sa ise mäletad seda, mis sa oled meile selle kohta jaganud või? Minu meelest kõige suurem muutus oli siis, kui võis olla äkki 5. peatükk või midagi sellist, et ma kogu aeg arvasin, et see töökoht ei ole päris, või see amet, mida ma teen siin praegu on ju, see ei ole mulle, see tekitab mulle ärevust ja siis, kui ma hakkasin aru saama, kuidas Bob sellest rääkis, et ma olen nagu mingi põrunud professor, ma tõstan oma asju ühest kohast teise ja leihutan ja ma ei tea ise ka, mida ma teha tahan ja ma muudkui mõtlen ja võrdlen ennast teistega, vaatan, mida teised on teinud, tekitan endale ärevust juurde veel oma mõtetega. Et vaata enda ümber, kas sul on kord või sul on segadus. Kui ma vaatasin enda seda ateljeed, siis ma sain aru, et siis mul nagu loksus kõik paika ja ma sain aru, et issand jumal, mida ma olen nende mõtetega endale teinud ja loonud, on ju. Kui ma tulen siia ja olen juba ärevuses ja ei tea, kas need asjad on, kas ma teen õiget asja, mida rohkem ma saan olla mina ise ja mida rohkem ma saan aidata teisi inimesi, seda paremas vibratsioonis ma olen. Et ma ei pea mitte kellegiga ennast võrdlema, ma saan võrrelda ennast ainult iseendaga. Kus ma olin siis, kui ma alustasin ja kus ma olen täna, mitte kellegi teisega. Ja sealt maalt oli mul nagu see edasiminek minu mõnest jõulisem. Need on võimsad taipamised ja võimas on selle juures see, et sa hakkasid seda ka rakendama, sest see on ju meil põhikoht, kus me jääme kinni, et ja ma tean, miks sa siis ei tee, sest sa hakkasid nägema seoseid, kuidas see seos, mis tegelikult mõtetega sa lähed tööle, mis tundeid see tekitab ja mida see loob ja sa saad aru, et sa saad ise seda hakata looma, sest selle kordamise võlu, miks me ju ühte sama teemat, seda moodulit, peatükki, kuidas sa tahad nimetada, 2 nädalat nagu kordame, ongi see, et me hakkaks nägema teist külge selles asjas ja päriselt hakkakski nagu teisiti sellest asjast mõtlema ja arvama ja need on justkui nii pisikesed asjad, mis sa jagad, aga need on väga suure asja kokku loonud. Mis see mulle nii hea küsimus enne, ma ütlesin, ma ei kirjuta üles, näen, ikka läks peast ära, et
mis on nüüd su elus teisiti? Võib-olla see. Kui ma varemalt jah, käega katsutav tulemus ka, midagi sellist oskad sa tuua? Kui ma varemalt arvasin, et ma olen õhtuinimene, et ma olin ju läksin kell 2 magama, sest mul oli vaja ju enda aega ka, et ma võtsin selle õhtuse aja justkui ise endale, on ju. Siis nüüd, sest ärkame hommikul kell 5 vabatahtlikult, keegi ei sunni mind. Ma ise tahtsin seda aega endale võtta. Et see Bobi õpetused on mu elus ikkagi, ma kuidagi juba intuitiivselt tean ära, millist peatükki ma peaks täna justkui nagu kuulama, ja siis sa tunnedki, et sa saad sealt nii palju. Ja mis mulle veel Bobi materjalide juures meeldib, on see, et ta ei lähe kunagi laiali, ei valgu. Ta nagu seda ühte teemat võtab nii hästi. Et mis mu elus on muutunud, on see, et ma nii väga soovisin, et mu abikaasa ka tuleks sellele enesearengu teele. Ja küll ma sokutasin talle neid raamatuid ja igasuguseid asju ja rääkisin talle ja proovisin talle isegi tirri ikka väga fännata ja kõike. Aga survele hallub vastusurve ja mida rohkem mina siis enda heast tahtest justkui survestasin, on ju, et temal oli, mina nägin seda puudust, et tal on hirmsasti seda ju vaja. Ja siis, kui ma sain aru, et mida rohkem ma näen teises inimeses neid vigu, seda rohkem ma seda enda ellu loongi, seda puudust ja kõike, on ju. Ja ma mõtlesin, et ma lasen sellest lahti ja ma teen nii, et ma olen ise kõige parem eeskuju. Et kui ta näeb, et see asi toimib minu peal, siis see toimib ka tema peal. Ja nüüd ongi siis nii, et meil on nüüd peres juba teine tirrikas. Väga vinge. Ja selle tirr siis ikka jälle toon välja, on thinking into results, need esitähed, eesti keeles see tulemuslik mõtlemine, et see on see üks ja sama, millest me siin räägime. Ja mulle hästi meeldib see, kuidas sa tõid meile välja, et aga kui sina osutad nagu surud midagi, siis sellele peab tulema vastu surve, see on ju ka loodusseadus, et see kõik võimendub. Ehk kui me teeme seda heaga, armastusega, eeskujuga, siis see võimendub. Ja sa oled nii vägevalt päriselt nendest aru saanud, nendest seaduspärasustest, need toimima pannud ja see, et sa kell 2 läksid magama, aga nüüd ärkad kell 5, sa ei lähe enam kell 2 magama, ta ei maga 3 tundi, ärge muretsege. Ehk siis seda saab teha, see on lihtsalt mingi lugu, mis sa endale peas räägid, on ju. Et ma olen õhtu inimene, kui palju inimesi ma olen näinud, kes tegelikult muutuvad selleks, kui meil on päriselt see soov, see miks on seal tagagi, on ju, et mis muutust ellu soovime. Ma võib-olla lisan selle hommikuse ärkamise kohta seda, et kuna webinar ju algas hommikul vara ühel päeval, siis ma mõtlesin, et ma ei tea, ma ei ole kindel, kas ma jõuan sinna, aga ma tegin otsuse, et ma võtan sellest osa ja ma tulen. Ja ma hakkasin vaatama, et mu uneaeg saaks 8 tundi. Ja ma hakkasin seda aega kogu aeg niimoodi, et poole tunni võrra, et siis ma ärkasin juba 5:30, läksin jälle, et 8 tundi saaks ilusti täisõhtul magama, kuni ma panin kella 5-ni ja ma mõtlesin, et ei ole loogiline, et kui ma ärkan varem, et ma tunnen ennast paremini. Aga teate, unerütm on ju 8:30 kella 2-ni öösel on see kvaliteetuni. Kui sa selle uneaja täis magad, siis sa tunnedki ennast hommikul palju paremini ärgates. Et lihtsalt see õige magama mineku aeg tuleb ka panna endale paika ja see on võimalik. Ja mitte rääkida lugu, et aga mul lähevadki mõtted tööle õhtul kell 11-12, sa saad seda muuta, see on sinu otsustada. See tähendab, et kui sa lähed selle automaatpiloodi ja automaatsusega kaasa, siis alateadliku tegevustega, siis tegelikult sa lased mõtetel enda üle kontrollida ja tihti on need sinu alateaduses olevad mõtted, mis on sinna tekkinud üldse kordamiste teel teiste inimeste poolt, keegi teine on seda sulle rääkima hakanud, et tegelikult on seda võimalik muuta. Ja minu arvates Külli, sa oled ehe näide sellest, kuidas lihtsalt elu saabki 180 kraadi muutuda, et täna see ei ole absoluutselt enam see Külli, kes sa olid augustis, kui me suhtlesime. Ja ma mäletan küll ka seda kõnet ja mõtlesin, okei, et ma pakun talle võib ju ja siis, kui sa saatsid vist sõnum, et okei, sa tuled, ma nagu, et päriselt, et tema, okei. Ja tegelikult see, mis seda sinu teekonda vaadata kõrvalt on olnud hästi-hästi nauditav ja sa oled ka hästi avatuks muutunud, sa oled jaganud grupis, mis sa teed ja see on hästi vägev, et ma võin öelda küll, et sa oled totaalselt oma mina-pilti muutnud selle ajaga siin. Ma tahakski selle juurde lisada seda, et kui sa Kai ütlesid, mis on see asi, mida sa tahad kindlasti oma elus muuta, mis on see kõige üks asi,
ma tahaks teha laive, aga neid ma küll teha ei julge. Ta ütles, ära muretse, neid hakkad sa siin grupis kohe tegema. Siis ma ütlesin, et issand, ma pean neid laive tegema. No selle, ma ei tea, kas ma tahan tulla. Ja mingil hetkel ma võtsin endale ise siis selle kuu harjumuse, et ma hakkan neid harjutama. Ma lähen sellest hirmupiirist üle. Ma märkasin, millist lugu ma iseendale olin kogu aeg rääkinud, et mina ei ole avalikult hea esineja, ma ei julge teha laive, ma ei julge inimeste ees rääkida. Ja see oli nagu, ma ei tea, kui kaua ma olin seda lugu juba iseendale rääkinud. Ma vist juba uskusin nagu nii hingepõhjani seda, sest kuna ma siis olin juba nii kaugele jõudnud enda programmis, et ma märkasin enda mõtteid ja märkasin ka seda reaktsiooni, mis sinna tuli. Sain aru, et selle mõttega mul ei olnud mitte midagi juhtunud, keegi ei pannud mind kuskile laivi tegema, ma lihtsalt istusin enda ateljees ja mõtlesin, et ma teeks täna laivi, mis hakkas pihta minu kehas. Täielik möll, mingi väike hääl tuleb, ütleb, ei, see on mingi hirmus, ma tunnen, mu keha on nii kehvas vibratsioonid. Ma mõtlesin, et niimoodi ma olengi ennast haigeks mõelnud või. Aga mis siis, kui ma hakkan endale nüüd praegu rääkima, tänasest hetkest räägin endale lugu. Ma olen esmaklassiline laivi tegija. Tõusin püsti, hakkasin juubeldama, hüppasin, rääkisin endale seda lugu vähemalt 5 minutit. Tekitas minus nii hea tunde. Ja ma tundsin, et ma tahaks seda nuppu vajutada seal. Ma lähen teen selle laivi ära. Kuigi mul ei tulnud need paar esimest korda välja, et mul see kaamera keeras seal ära. Aga ma sain aru, et ma ei ole enam... Nii see õpidki ju. Ma ei ole enam see perfektsionist, kes peab kõike tegema täpselt ja hästi, et see on nagu nii palju muutnud seda. Ja mis üks asi veel, mis ma tahan tirri jooksul välja tuua, on see, et vähe sellest, et sa muudad ise ennast ja hakkad endast teadlikumaks saama. Sa hakkad ka teistes inimestes seda headust nägema. Et sa päriselt näed, kui mõni inimene tuleb ja räägib sulle, et ta ei näe võimalusi või et tal ei ole oma elus mingit eesmärki või asja ja siis sa küsid, mida ta teha oskab või mis talle teha meeldib ja räägib. Ja sa näed võimalusi, mis võimalused tal kõik oleks, kelleks ta võiks kõik saada. Aga tema minapilt on lihtsalt selline, et ta ei usu seda iseendas. Et selle jaoks on ka see mentorlus väga hea, et meil endal on ju ka selliseid hetki, kus me ei usu iseendasse. Aga siis me saame ju laenata mentori usku. Kasutasid seda vahepeal või? Ma kasutasin seda, jah. Sest mul oli mõned webinarid sellised, kus ma tulin, et eriti 2. ja 3. peatükk olid minu jaoks väga rasked. See oli kuidagi nii... Seal on palju analüüsimist ja mineviku vaatamist ja siis ta tekitab natuke raskustunnet. Sealt tuleb edasi minna. Ja ma mõtlesin, et ei taha eriti tulla, aga hea küll, ma tulen. Alati tasub tulla, sest see energia, mis on seal kohal. Ja sa mõtled, et sa oled ainulaadne, need on ainult sinu mõtted ja sinul on ainult niimoodi, aga tegelikult tuleb välja, et meil kõigil on täpselt samad teemad ja sa saad sealt webinarilt vastuse, et tasub alati kohale tulla ja tasub. Ja mis ma veel tahtsin öelda, et väga palju ma olen kuulnud praegu siin väärtuse loojana nendest kõnedest, et inimesel ei ole toetavat keskkonda. Minu meelest on see üks koht, kus sa saad selle keskkonna luua, sest minu ümber on hetkel loodud selline keskkond. Mul ei ole ühtegi hädaldavat inimest, mul ei ole ühtegi inimest, kes ei oleks oma eluga rahul. Mul on nii kerge igal pool rääkida enda asjadest. Inimesed tulevad, pakuvad mulle teisi vaatenurki, nad kunagi ei õigusta ennast ega ei hakka sulle midagi peale suruma kuidagi. Kõik need inimesed on kuidagi sellisel teel enda arenguga, et nad on kuidagi kerguses ja neil ei ole vaja ennast õigustada. Need on sinu enda peegeldus, on ju? See on kuidagi nii äge koht, et... No näe, siin on ka. Ja pärast saad siit ka lugeda, et nii hea on Külli laive kuulata ja Külli laivid olid just need, mis inspireerisid ja Küllil on alati nii taipamised. Vaadake, need on kõik inimesed, kes on selles samast programmist on ju, ja me toetamegi üksteist. Ja muideks ma olen kuulnud mõndasi, kes on selle programmi lõpetanud, et on kuskil teises pundis, õpib näiteks midagi ja läheb kokkusaamisele, mõtleb, jess, et nüüd on lahe nagu tirri kokkusaamine. Ja siis pärast helistab, Kai, kuule, seal ei olnud üldse nii, on ja ma tean, et Boobi materjal lihtsalt on nii geniaalne, me hakkame ennast lihtsalt nii teise nurgalt nägema. Ja me võime minna sinu jutuga veel täitsa süvitsi, ehk kui sina oled mina ja mina olen sina, miks ma siis peaks üldse tahtma pahurdada kellegagi, on ju, või üldse kellelegi midagi negatiivset ütlema, sest see on sama hea, et ma ütleks tegelikult ise endale.
ja nagu sa ütlesid, kõik saab sealt minapildist alguse ja tõesti on igaühel võimalik see valik teha, et kes te olete väärtuse võimendamise grupis, see on mega hea, et te seal olete, kuigi seal on meid nii palju, oli peaaegu 5000 inimest. Ehk siis, kui sa tõesti tunned, et aga sina tahad ka nüüd liikuda edasi, sina ka tahad seda positiivset muutust luua, aru saada iseendast, sest sealt saab ju kõik alguse. Mulle nii meeldib, et see jääb siit meie vestlusest kõlama, et sa iseendast on ju aru, siis kirjuta mulle, võta ühendust või kirjuta info@kaie.com, seda loevad ka mu assistendid, et siis, kui sa algul ei julge, võib-olla otse minuga ühendust on ju võtta. Ära lükka edasi oma otsuseid, et just nüüd hiljuti tuli Tirr üks naine, kellega ma suhtlesin 2 aastat tagasi. Noh, siis ka natuke pikemalt ja ta lõpuks tegi nüüd selle otsuse, on ju, et võib-olla on nüüd ka sinu aeg ja võib-olla just see Külli inspireeriv kõne siin või see vestlus tegelikult inspireerib ka sind seda sammu astumast. Ma tahaks veel lisada seda, et kellel on ka selline seis elus, et ta jääb pidevalt hiljaks kuskile või et tihti juhtuvad asjad, et ta tahab kuskile minna, aga siis tuleb midagi vahele. Et tegelikult see on ka paradigma, see on programm, selle me oleme ka iseendale tegelikult loonud, et minul oli sama asi. Ma olin viivitaja, kes ei jõudnud enda asju tehtud ja kirjadele vastatud. Ma olen täiesti teine inimene tänaseks, et mul on küll olukordi, kus jäävad mõned asjad tegemata, aga ma teen need tagantjärgi ikkagi ära. Ja kui ma lähen kuskile, siis ma lähen juba varem kodust välja, et ma olen varem kohal ja see tekitab nii hea enesetunde, et ma ei jää enam hiljaks. Ja tegelikult me ei saa enda ellu seda, mida me tahame. Me saame seda, kes me oleme. Ehk meil on vaja iseennast muuta, hakata nägema selle inimesena ja siis need asjad tulevad ka meie ellu. Et mul on jällegi see hea lause, Kai, mis ma natuke spikerdan, et Napoleon Hill on öelnud, et pea meeles, et elus kõrgete eesmärkide seadmine, külluse ja jõukuse eeldamine ei nõua suuremat pingutust kui masenduse ja vaesusega leppimine. Ehk siis on need samad mõtted. Mõtle siis juba positiivselt ja edasiviivalt. Ja tegelikult need negatiivsed mõtted hoopis väsitavad meid poole rohkem. Et korja kokku oma energia sealt, oma tähelepanu, siis räägime niimoodi, et oma tähelepanu, et mis tema tegi, mis tema tegi, kellega sa ennast võrdled, sa tõid ju selle ka siin välja, et lõpeta see ära ja keskendu enda elule ja hakka oma tugevusi välja arendama. Vaata, kui unikaalne sa oled, sest kedagi teist sellist ei ole. Ma tean, et kindlasti on veel inimesi, kes õmblevad lasteriideid, kindlasti on inimesi, kes on ju juhendajad, aga ei ole sellist teist nagu Külli, ei ole sellist teist nagu mina. Nii et sinuga, kes on meid kuulad, on täpselt samamoodi, sa oled täiesti unikaalne. Mitte keegi ei saa teha riideid nii, nagu teen mina. Isegi ta võib samasuguseid õmmelda, aga need on ikkagi minu tehtud ja minu moodi. Aga ma tahtsin veel öelda seda, et mis on jäänud Bobi õpetusest mulle igapäevaselt kõlama. Me ei saa rikkaks tehes asju kindlal viisil. Ei tehes kindlaid asju. Teatud asju. Nii, kuidas ta nüüd oli? Ütlen uuesti. Nii, mul läkski. Rikkaks ei saa tehes kindlaid asju, vaid tehes asju kindlal viisil. Et kui ma kogu aeg mõtlesin, et ma kas või pingutan rohkem või teen neid kindlaid asju, siis tegelikult see ei vii mind eduni, vaid et need asjad, mida ma oma elus teen, pean ma tegema siis kindlal viisil. Ja see on üks asi, see viis on loodusseadustega kooskõlas. Ja see on loodusseadustega kooskõlas, et sa saad aru, et kui ma pastakat ei loobi, mul on siin üks kõrvarõngas, kui ma lasen sellest lahti, sul on 3 võimalust valida, kas ta jääb siia õhku, kas ta paneb minema või ta kukub alla. No, me kõik teame, ma ei peagi teda viskama, lihtsalt lasen lahti. Miks ta kukub alla? Sest et gravitatsioon on, sest et see on üks seaduspärasus. Ja kõigel, millest me täna siin rääkisime, kuulake seda vestlust veel, mitu seaduspärasust sa siit kuulsid täna, on ju. Ehk kõigel on põhjus, kõigel on tagajärg ja absoluutselt kõige põhjus sinu elus oled sina ise, mitte keegi teine. Ära defineeri ennast selle kaudu, mis sinuga kunagi juhtus, mis sa kunagi tegid, milleks sa kunagi võimeline olid. Sa saad otsustada nüüd teha kõik asju teisiti, olla hoopis teine inimene ja see on täiesti võimalik. Külli on näide. Kuule, aitäh sulle, Külli, et sa tulid rääkima. Nii vägev, aeg läks tõesti lennates, me oleme juba pool tundi rääkinud.
ja väga-väga kihvt, nii palju inimesi on siin kuulamas. Tundub, et see teisipäev kell 3 on hea aeg vestluseks. Ja kindlasti tulen ma juba järgmine nädal siia kellegiga vestlema, sest järjest on inimesi, kes on hetkel mul mentorlust lõpetamas ja seal on veel igast vägevaid lugusid. Ja kes nüüd esimest korda kuulis, siis otsi üles kaioja.ee, seal on tagasisided ja seal on ka väga palju videosid, kus ma inimestega vestlen. Aitäh sulle, Külli, ja vägevat lennukat teekonna jätku sulle! Aitäh sulle, Kai!